Täna kavatsen osta maailma kõige surmavamaid loomi, et proovida neid pidada oma uuteks lemmikloomadeks. Sealhulgas 10 jala pikkuseid maod, mürgiseid putukaid, haid ja põhimõtteliselt kõike muud, mida suudad ette kujutada. Sa tahad kindlasti video lõpuni vaadata, sest näitan, kuidas neid surmavaid loomi hooldan. Istu mugavalt ja lõõgastu, sest see video läheb kohe hulluks. Nende surmavate loomade leidmine pole lihtne, sest neid saab osta vaid pimeveebist, mis on väga kahtlane. Esimene leitud veebileht müüb soolveekalade üllatuskasti hinnaga $240. Kastis võivad olla haid, merikuradid, 8 jalad, angerjad ja muud. Meil on siin paar soolasse vee akvaariumi, ostan selle müsteeriumi kasti ja vaatame, mis tuleb. See on ikka väga kahtlane. Võimalik, et meid petetakse, aga võib ka midagi põnevat tulla. Ostsin selle juba ära ja see on teel. See on esimene paljudest pimeveebi tellimustest selles videos. Loomad lähevad aina pöörasemaks. Nüüd tuleb vaid oodata ja varsti näeme, kutid. Loodan, et pakk jõuab kohale. Peaaegu nädal ootamist ja sain salapärase paki kirjaga elusad kalad sees. See ongi pimeveebi üllatuskast ja näeb tõesti välja, nagu see oleks pimeveebist. Vaata seda, oota, siin on kirjas mürgine. Mida me teeme? Okei, alustame, lähme avame, võtame korraks hetke ja imetleme, kui hea see pakend on. Kui kujutaksin ette Darkwebi paki, näeks see just selline välja ja siin on kirjas mürgine. Peame ettevaatlikud olema. Lõikame selle lahti ja vaatame sisse. Alustame. Näen kotte kaladega. Tundub, et meid ei petetud, aga mis kalad need on? Esimene kott. Nii, mis see küll on? Oh issand, teate, need asjad näevad praegu välja nagu väikesed tulnukad. See on tegelikult minu esimene kord, kui mul on mereelukad lemmikloomadena, nii et ma võin vajada teie abi, et tuvastada, mis selles kastis on. See näeb nii veider välja. Oh issand, okei, meil on neid asju 2. Need näevad välja nagu väikesed ämblikud, ma panin nad juba akvaariumisse. See oli alles algus, nii et jätkasin kasti uurimist. Kas see on see, mida arvan? Vaata, siin on merihobu. Ma ei suuda seda uskuda. Kuulge! Siin kastis on tõesti hullumeelseid olendeid. Ma ei oodanud seda, meil on nüüd päriselt merihobu lemmikloomaks. Mind on need tegelased alati paelunud, nad näevad nii ainulaadsed välja. Vaata teda, ta ei paista päris olevat. Okei, viime su nüüd uude koju. Need tegelased ei uju hästi, nad lihtsalt hõljuvad. Aga vaata, meil on merihobu lemmikloomaks. Nüüd on meil 2 pöörast olendit. Meil on veel palju ees ja pole leidnud mürgist kala, millest räägiti. Oot, vaata seda kotti, siin on kirjas, palun ära puutu. Panen kindad kätte, sest neid läheb videos ilmselt veel vaja. Olen meidi närvis, see tundub päris hirmus, mul pole aimugi, mis kala see on. Ma lihtsalt loodan, et ta ei süsti mulle mürki sisse. Okei, sain ta kätte. Kirjutage kommentaaridesse, kui teate, mis kala see on. Ta meenutab mu kivikala. Peaksime ta kohe akvaariumisse panema. Okei, nüüd ta läheb. See oli napikas. Nüüd, see paak täitus kiiresti, kuid sinna mahtus veel palju kalu, nii et võtsin järgmise koti ja leidsin selle. Ma tean, mis need on. Vaadake seda, meil on meritähed, kutid. Tundub, et meil on 2 erinevat tüüpi. See siin on tavaline, aga sellel on palju ogasid peal. See on nii lahe. Ma pole kunagi meritähe käes hoidnud, aga tunnen nende väikseid jalgu enda ümber roomamas. See on kõhe. Soolase vee loomad on palju hullumeelsemad kui magevee omad. Paneme need akvaariumisse ja vaatame, mis seal veel on. Ma näen siin midagi liikumas. Kas on väike hobuse rauakrabi? Need on ookeani ühed veidramad olendid. Neil on tugev kest, mis kaitseb kiskjate eest. Kui kest ümber pöörata, on näha palju väikseid jalgu, mis aitavad liikuda. Nad meenutavad väikseid tulnukaid. Nad kasvavad tegelikult palju suuremaks kui see. Ta on alles väike beebi. Nii et paneme ta akvaariumisse, kus ta saab edasi kasvada. Seni oleme leidnud salakastist nii palju lahedaid loomi. Alles olid mõned kotid, mille pidime kiiresti eemaldama. Mis see on? Kas see on loom? See ei liigu. Mis iganes see on, ma ei usu, et see elus on. Issand, see on lödi. See on rõve. Mis asi see on? See haiseb hullult. Ma ei tea, mida teen, kui seda hoian. Arvan, et see on elus. See liigub aeglaselt ja meenutab teetigu. Kui tead, mis see on, kommenteeri allpool. Panen ta nüüd kiiresti akvaariumisse, kuigi see on rõve.
pärast seda, kui ma panin selle salapärase looma akvaariumisse, hakkas ta liikuma, mis tõestas, et ta on elus. Ja see oli kõige õudsem asi, mida ma kunagi näinud olen. Ei ole võimalik, ma arvan, et ma just leidsin Nemo. Vaadake seda, mul oli tunne, et siin on üks selline, ma mõtlen, soolase vee akvaarium ei ole täielik ilma kloonakalata. See on nii lahe ja ta on armas. Mul on hea mõte. Kirjutage kommentaaridesse, mis sellele kloonkalale nimeks panna. Ootan põnevusega, milliseid lahedaid nimesid te välja mõtlete. Palun ärge pange talle nimeks Nemo. Vaadake, kui palju olendeid meil juba on. Nagu väike mini-ookean. Väga lahe. Nüüd on kastis veel üks kott, mis tundub seni suurim. Vaadake selle asja suurus, see näeb välja nagu homaar, aga ma arvasin, et need on oranžid, see siin on hoopis sinine, võib-olla haruldane sinine homaar. Need asjad on tõesti haruldased. Selle video esimene Darkwebi tellimus õnnestus minu arvates hästi. Me saime soolase vee müsteeriumikasti ja ma ei oodanud, et sealt tuleb nii palju hullumeelseid olendeid ja ausalt öeldes ma ei oodanud üldse mingit kasti saada, kuid me ei ole veel lõpetanud. Meil on veel palju tellimus ees ja loomad lähevad ainult veelgi pöörasemaks ja alati on võimalus, et meid petetakse. Läksin tagasi pimeveebi ja leidsin järgmise looma. See on huvitav, kutid. Sellel veebisaidil müüakse tulnukonna, kuid fotol on pipakonn. Need on väga veidrad ega näe isegi päris välja. Ja mis nende puhul tõeliselt õõvastav on see, et kui nad munevad, siis pojad ronivad tegelikult nende seljast välja. Jah, see on tegelikult päris rõve. Aga ma mõtlen, et kui ma saan 2 neist, siis on võimalus, et üks on isane ja teine emane ja me võiksime proovida neid paljunema panna. Nii saaksime seda rõvedat asja oma silmaga näha. Okei, ma tellisin just 2 tullukonna, need maksid ainult $30. Võib-olla on need odavad, sest tegu on pettusega. Ma ei mõelnud sellele. Noh, nüüd oli juba hilja ja isegi kui ma prooviksin raha tagasi saada, ei saaks ma seda teha, sest veebilehel on sõnaselgelt kirjas, et raha ei tagastata. Jah, ma arvasin, et mind peteti kindlasti. Kuid juba 2 päeva hiljem sain ukse taha paki. Kas need tullukonnad võivad siin sees olla? Ainus viis teada saada on see avada. Pime veeb. Ära vea mind alt. Nii, hakkame pihta. Meil on kast käes. See on tõesti õudne. Vaadake, seal sees ongi pipa konnad. Me saimegi need kätte. Kas nad on üldse elus? Nad ei liigu. Kas te olete elus? Ei, vist on surnud konnad. Aga sina, tema on elus, nad liiguvad. Need konnad teeskavad tihti surnud. Nad lihtsalt lamavad seal. Ma ei tea, kuidas nende sugu kindlaks teha, nii et peate videot lõpuni vaatama, et näha, kas nad paljunevad. Viime tegelased uude koju ja uurime, mida pimedast teebist veel leiame. Pimeviib on huvitav, kuid ma ei soovita sinna minna. Olen näinud palju veidraid asju, kuid seal on ka palju väga lahedaid loomi, keda ma pole kunagi varem näinud. Näiteks see siin. Näiteks Barbadose hiidmaakrabi. Ma uurisin selle kohta, need asjad kasvavad kuni 1 meetri pikkuseks. 1 meetri pikkune krabi. Ma pean selle endale kindlasti ostma. Nii et ma kujundasin kõige suurema terraariumi, mida suutsin, kus see hiidmaisikrabi võiks elada. Ja nüüd on puudu ainult üks asi. Krabi. Tellisin selle ära ja pean ütlema, et tumeveebist on loomi liiga lihtne osta. Nad ei küsi sinult näiteks, mida sa selle meetri pikkuse krabiga peale hakkad. Jälle. Ma ootasin umbes nädala, et see meetri pikkune krabi mu ukse taha jõuaks, aga lõpuks pärast pikka ootamist sain paki kätte. Sellepärast olen ma natuke närvis. Üks osa minust tahab, et krabi oleks siin, teine osa mitte. Meetri pikkune krabi on hirmus, kuid kuulen, et keegi roomab seal sees. Olgu, teeme kaane lahti. Jumal, ma arvan, me tegime vea. Vaata selle asja suurust. Jumal. Issand. Ei, mine tagasi sinna sisse. Issand. Kas sa nägid selle asja suurust? Üritab põgeneda. Ta on tugev. Vaata, ma ei ole kindel, mida praegu teha. Kuulge, see krabi on tõesti hiiglaslik. Ta on suurem kui mu käsi. Vaata nüüd tema sõra suurust. Nii hirmus, kui see ka ei tundu. Ma vaatasin internetist ja seal öeldi, et ainus viis neid tegelasi kinni võtta on nendest sõradest. Nii ei saada siin näpistada. Aga kuidas ma sõradest kinni saan? Ta hakkab näpistama. Proovin haarata. Sain kätte. Ei. Vaata, meil on hiiglaslik maismaakrabi. See on seni hullumeelseim loom, aga alles alustame, läheb veel pöörasemaks.
ma panin ta kiiresti tema aidikusse ja kohe jooksis ta oma koopasse ning ma pole teda sellest ajast saadik näinud. Aga ma viskasin sinna banaani ja see kadus ära, nii et ilmselt on ta nüüd õnnelik. Kuigi see krabi võiks mul sõrme otsast rebida, ei suudaks ta mind tappa. Nagu alguses lubasin, ostame maailma surmavaimaid loomi ja toome nad siia tuppa. Ja mis oleks parem algus kui maailma kõige mürgisem kala? Kivikala. Need kalad on haruldased ja neid on raske leida, kuna nad võivad tappa, mistõttu keegi ei soovi neid lemmikuks. Tegin juba ammu video, kus ostsin ühe tume reebist ja mul on see siiani alles. See säästab mind uue otsimise vaevast. Nii et me läheme selle nüüd välja püüdma ja viime ta tema uude koju ja loodetavasti mind ei nõelata. Okei, ta on siin. Mul on tugevad tindad ja võrk. Kui teen õigesti, peaks kõik korras olema. Mida sa mõtled? Loodetavasti? Okei, teeme ära. Tule sõber, mine võrku. Saime ta kätte. Kivikala on võrgus. See on hullumeelne, see siin ongi kivikala. Kui mõni neist togadest mind torkaks, sureksin ma vähem kui 6 tunniga. Viime ta kiiresti uude koju. Olgu sõber, sinu uude koju sa lähed. Oh issand, ta näeb seal nii hea välja. Me peaksime siia vist panema sildi ära puutu. Mulle tundub, et see on nüüd hea mõte. Kui sa mõtled ohtlikele ja surmavatele loomadele, siis tõenäoliselt mõtled sa madudele. Üle 600 mürgise maoliigi pidamine lemmikloomana on ebaseaduslik, mis on tõenäoliselt hea. On ka väga ohtlikke mittemürgiseid madusid. Praegu ostan sellise, millel on kõigist mittemürgistest madudest kõige pikemad hambad. See on smaragdpuumadu. Leidsin kahtlase lehe, mis neid väidetavalt müüb. Kavatsen kohe osta ja loodan ausalt, et see on pettus. Ma kardan madusid väga, aga teen seda teie pärast. Pange videole like. Kahjuks sain paki juba mõne päeva pärast, kuigi lootsin, et see on pettus. Olen kindel, et siin on madu. Ma lausa tunnen seda. Smaragdpuumadu on tuntud oma agressiivsuse poolest, nii et peame olema väga ettevaatlikud. Oh, ma just kuulsin, et seal sees midagi liikus. Nii, hakkame siis avama. Oh, vaata, seal on kott. Tule siia, sõber. Ma näen teda. Ma arvan, et kõige parem on ta lihtsalt kotist välja kallata. Mulle ei meeldi madusid katsuda, ega taha seda teha. Oh, issand, seal ta on. Miks ta seda teeb? Miks ta mind nii vaatab, nagu tahaks hammustada? Ta on juba S-asendis ja just tuli kotist välja. Oh, ma olen praegu nurka surutud. Helen, ma ei tunne madusid hästi. Võib-olla ta ei hammusta mind, vaid ütleb tere. Okei, ta üritab siiski hammustada. Ma ei tea, mida teha. Millesse ma sattusin? Praegu on ta tähelepanu mujal. Nüüd on aeg lahkuda. Ma pole enam nurka surutud, nii et proovisin ta kiiresti kinni haarata. Ära hammusta mind, sõber. Ma olen su uus issi. Okei. Mul on madukutid. Ta ei ürita mind enam hammustada. Ma arvan, et ta oli lihtsalt natuke hirmul. Ei, mulle see ei meeldi. Okei, püha taevas, kutid. Ma olen läbimärgigist ja arvan, et ta tunneb mu hirmu. Paneme ta kiiresti puuri, enne kui ta hammustab. Kas te nägite seda? Ta lihtsalt sööstis õhku. Kui panin smaragdpuu poa puuri, ronis ta puu otsa ja istus seal terve päeva. Ma kustutasin tema tule, et ta saaks magada ja läksime järgmise puuri juurde. Järgmine loom on taas üks, keda kardan. Ämblikud. Kuna me anname selle video jaoks endast kõik, siis pole see lihtsalt mingi tavaline ämblik. See on maailma suurim ämblikuliik. Seda nimetatakse Goliati linnusööja tarantliks. Need erukad on nii suured, et söövad linde. Olen internetis palju videoid näinud ja see pole hea. Ja muutsin mainida, et nad on ka mürgised. Õnneks interneti andmetel. Seal öeldakse, et hammustus pole inimestel ohtlik, aga siis võrreldakse seda sellega, nagu lööksid naela oma kätte. See ongi kõik. Mida ma ootan? Ostame lihtsalt ühe kohe ära. Okei, ma just tegin tellimuse. Palun, jumala pärast, ära saada seda ämblikku. Palun, olgu see pettus. 5 päeva hiljem ja ämblik on kohal, nii et väga tore. Ma lihtsalt loodan, et see on praegu beebi, lihtsalt väike sendi suurune beebi, see oleks okei. Avame selle ära. Veel üks kott. See on hirmus, sest ma ei näe, kui suur see on. Mis siis, kui ta jookseb mulle vastu? Issand, see ei ole beebi, vaid täiskasvanud ämblik. Vaata, kui rõve see on. Te ilmselt tahate, et ma teda hoiaksin. Ärge muretsege. Teen seda, aga vahetan korraks riided ja tulen kohe tagasi. Bobby, kas sa räägid tõsiselt? Sa paned ämbliku pärast keemikaitseülikonna selga.
ma ei usu, et ma seda teen, isegi kaitseülikonnas. Mida ta teeb? Ta üritab mulle võrku visata nagu ämblikmees. Oh jumal, kohe need. Ämblik polnud algul rahul, kuid lõpuks võitsin ta usalduse ja ta lubas mulle end üles võtta. Okei, nüüd oleme sõbrad, mis on hea. Kuid mul hakkas ebamugav ja panin ta kiiresti uude koju. Rahulikult ja ettevaatlikult, ei usu, et ma seda tegin. See ämblik on tõeliselt hiiglaslik ja ka väga agressiivne ning ma ei ole nüüd üldse vaimustuses mõttes teda lemmikloomana pidada. Siiani pole meid tumeveebis petetud. Kõik, mida oleme tellinud, on kohale jõudnud, isegi asjad, mida me ei tahtnud saada, kuid asjad olid kohe muutumas. Leidsin veebilehe, kus müüakse kaelust draakonid. Need sisalikud on tänapäeva dinosaurustele kõige lähemal. Need on väga haruldased ja ma pole neid varem müügil näinud, kuid see maksab $700 ja see veebileht ei tundu usaldusväärne. Aga siiani oleme palju riske võtnud ja saanud väga ägedaid loomi ja et ma arvan, et ma teen selle ära ja ostan kaelust draakoni. Okei, arvasin, et see on teel, aga paar nädalat on möödas ja kaelust draakon pole saabunud. Keegi ei vasta mu sõnumitele. Nii et jah, mind peteti. See on uskumatu, kuidas mind peteti just selle ühe asjaga, mida ma tahtsin, mitte Mao või Tarantliga. See on lihtsalt uskumatu. Nii kadus mu võimalus pidada päris dinosaurust, aga järgmine loom on palju haruldasem, ägedam ja kallim. See on suur albiino hammaskilpkonn. Polnud neid varem näinud, aga nähes teadsin, et tahan selle endale. Need loomad on üliharuldased ja isegi pojad maksavad $1000. Pärast harjaslohe ostul petmist olen ostmisele ettevaatlikum, kuid see veebisait tundub usaldusväärsem, nii et proovin siiski, olles lootusrikas. Ma esitasin tellimuse ja ootasin põnevusega, millal see kohale jõuab ning umbes nädala pärast see saabuski. Mul on pakk käes, kutid. Siin peaks olema $3000 väärtuses hammastav kilpkonn. Avame selle ja vaatame, mis sees on. Olen väga närvis, loodetavasti pole see pettus. Hakkame pihta. Mis seal sees on? Oh, seal on kotid ja see on raske. Kas see on hammastav kilpkonn? See liigub. Ma avasin selle ettevaatlikult, kui see äkitselt juhtus. Oh, issand. Me tõesti saime selle, kutid. Vaadake, kui ilus see on. See on albiino hammastav kilpkonn. Ta on nii lahe. Vaata, tal on punased silmad. Ta on ka suur, võrreldes minu käega. Mul pole aimugi, kust ta tuli. Ta oli ilmselt selles kastis kaua. Viime ta nüüd uude koju ja kuna ta on nii suur, pidime looma talle hiiglasliku aediku. Aga lõpuks kasvata sellest akvaariumist välja ja me peame talle ehitama oma tiigi. Kuid praegu on see talle ideaalne kodu. Panin ta kivile ja kohe hüppas ta vette ning hakkas ringi uurima. Tundus, et talle väga meeldis see. Albiino hammustav kilpkonn. Ma poleks arvanud, et saame selle tumedast teebist, aga saime ja see on lahe. Kuigi meil on hammustav kilpkonn, olen siiski natuke pettunud. Me ei saanud harjas loed, nii et otsisin teise veebilehe, mis väidab, et müüb elusat loed, kuid liiki ei täpsusta. Nad võivad lihtsalt saata sulle suvalise sisaliku, mis meenutab lohet. Mul on idee, mu selja taga on 3 sisalikele mõeldud terraariumit. Kui ostan 3 neist dinosaurustest, on mul suurem võimalus saada graasisalik. Kui ka ei saa, olen siiski põnevil, millised teised sisalikud tulevad. Need võivad sõna otseses mõttes olla ükskõik mis. Okei, tellimus tehtud, dinosaurused on teel, vähemalt loodetavasti on nad teel. Pakk jõudis 2 nädalaga kohale. See võitis nii kaua, et arvan, et tipakonnad on hakanud paljunema. Ma pole kindel, aga nad täituvad veidralt. See pole praegu oluline. Tähtis on, et meil on kast 3 elusa dinosaurusega. Alustame sellest. Oh, issand, nad rääkisid tõtt. See näeb välja nagu dinosaurus. Vau, vaata, tere sõber. Ta ronib mu käele. See on natuke hirmus. Ma ei tea, kas ta on ohtlik, aga see on nii lahe. Mul pole aimu, mis sisalik see on, kuid uurides selgus, et see on Aasia veevaraan. Ja nad kasvavad tohutult suureks. Nad on sõna otseses mõttes maailma suuruselt teine sisaliku liik, kasvades üle 3 meetri pikkuseks. Oh, ja nad on ka mürgised, nii et see on tore.
see tüüp on aga alles väike beebi, nii et see terraarium sobib talle ideaalselt, kuid lõpuks peame talle palju suurema kodu ehitama. See on lihtsalt sisalik, meid ei petetud. Võtame järgmise koti ja vaatame, mis seal on. Vaadake, poisid, see on pantri kameelion. Pantri kameelionid on üks haruldasemaid kameelioni liike, keda saab hankida ja nad on väga kallid. Need tüübid on tuntud oma erksate värvide nagu punane ja sinine poolest. Kameelionid on hämmastavalt värvilised. Nad suudavad muuta värvi ja liigutada iga silma eraldi, mis teeb neist suurepärased tütid. Nad suudavad keelt sirutada 3 korda oma keha pikkuse ulatuses. Selle testimiseks tein ritsikaid ja viskame need sisse, et näha, mitu ta kohe kätte saab. Kameelion märkas ritsikaid ja püüdis kiiresti esimese. Ta jätkas ja püüdis järjest veel, tulistades keelt üle terraariumi. Ausalt öeldes kaotasin arvu, kui palju ta sõi, kuid olen kindel, et ta sõi kõik ära. Kas kraasisalik suudab seda? Ma ei usu, aga meil on veel üks võimalus seda saamiseks. Nii et lähme avame viimase koti. Issand, vaata seda elukat. Ta sisiseb. Issand, ta just sisises mu peale. Ta ei ole rahul. Ma arvan, et see on kaiman sisalik. Alligaatorite pidamine lemmikloomana on keelatud, aga see on legaalne alternatiiv. Nad kasvavad kuni 5 jala pikkuseks ja meenutavad päris dinosaurust. Hiljem vajab ta suuremat akvaariumi, kuid praegu on see tema kodu. Olgu sõber, ta ei olnud seal õnnelik. Nüüd on tal hästi. Nüüd on meil loomatoas 3 tõelist dinosaurust. Meil on veel palju puure täita, liigume edasi. Järgmine loom on seni kõige hullumeelsem. See on eriline madu, kasvab 10 jala pikkuseks, nii on veebilehel kirjas. Samuti on kirjas, et see on täielikult veeline, mis tähendab, et ta ei vaja ellujäämiseks üldse maad. Ma tegin tellimuse juba umbes nädal tagasi ja pakk just saabus. Avame siis paki ja vaatame oma uut lemmikmadu. Siin see on. Vaata, issand, see on nii pisike. See siin on elevandilondiga madu, täielikult veeline. See on 3 meetrit pikk. See on nii lahe ja ta on praegu veel väike beebi. See on kõige veidram madu, mida ma näinud olen. See tüüp meeldib mulle rohkem kui smaragdpuumadu, sest ta ei hammusta. Üllatuslikult on ta seni mu lemmik, kuigi on madu. Varsti toome siia pöörasemaid loomi. Paneme selle tüübi tema uude koju, sest ta on arglik ja see terraarium sobib talle. Nii saab ta tulla õhku hingama ja seal on ka palju kive, kuhu ta saab peitu pugeda. Elevandilondiga madu on turvaliselt paigas. Vaatame, mis järgmiseks tuleb. Tume veebis avastasin veel ühe müsteeriumikasti, kuid seekord oli see putukatele mõeldud. Ma ei ole suur putukate fänn, kuid mul on mitu väikest putukatele sobivat terraariumit. Nii et ma tellin selle müsteeriumikasti ja vaatame, mida me saame. Okei, veebilehel on sõna otseses mõttes kirjas, et selles kastis olevad liigid võivad olla mürgised. Olgu, tellimus tehtud. Kohtume, kui see kohale jõuab. Mõne päeva pärast sain paki kätte. See oli väike, aga ma ei teadnud, et seal on kõige pöörasemad putukad, mida olen näinud. Olen selle paki pärast rohkem närvis kui teiste pärast videos. Mulle ei meeldi putukad. Alustame siis, meil on juba kooljat linnusööja, tarantel. Palju hullemaks minna ei saa, eks? Olgu, hakkame siis pihta. Issa, mis see veel on? Seal on palju anumaid sees. Ma arvan, et alustame sellest sinisest siin. See on kahtlane, sest sisse ei näe. Ma ei taha seda avada, see on hirmus. 3, 2, 1. What the heck is that? Issand, see liigub. Kas see on mingi 100-jalgne või midagi sellist? Kuulete, see asi on tohutu. Issand. Tal on nii palju jalgu. Ma ei tea, kas te saate aru, kui suur see on, aga see on sõna otseses mõttes suurem kui mu käsi. See just takas mu peale, issand. Ma tegin natuke uurimistööd ja sain teada, et see tüüp on Aafrika hiid-1000-jalgne ja mul on siin see väike terraarium ning ma arvan, et see sobib talle ideaalselt. Lugesin internetist, et nad söövad kõdulud puitu, seega panen selle sinna. Naudi, ma ei tea, kuidas sa sööd. Vähemalt ühe putukaga on nüüd ühel pool. Siiski, siin on veel palju rohkem, nii et võtame järgmise. Issand, see on palju hirmutavam kui 1000-jalgne. Mis see küll on? Ma ei teagi, mida ma vaatan. See näeb välja nagu tulnukas. Ma proovin seda kätte võtta, aga ta ei tundu nii sõbralik kui 1000-jalgne. Palun ära hammusta mind, aga näpista mind, aga tee midagi muud sellist.
mu süda peksab, vaadake ta väikseid küüsi näo juures, see on nii vastik. Kirjutage kommentaaridesse, mis see on. Ja kirjutage kommentaaridesse alla, kas ma peaksin seda hoidma või mitte, aga ta hakkab mind juba hirmutama, nii et ma arvan, et me peaksime ta lihtsalt tema terraariumisse panema. Nüüd, ma juba kahetsen, et selle müsteeriumi kasti ostsin. Siin on veel palju putukaid, vaatame edasi. Mis see on? See on nagu toru sees, kas näed? See näeb välja nagu mardikas, aga ta ei liigu. Kas oled elus, sõber? Ah, ongi elus. Oh, issand. Loodan, et ta mind ei näpista, tal on võimsad küünised. Oh, ta haaras mu väiksest sõrmest kõvasti kinni. Ai. Olen hoidmise lõpetanud, paneme ta tagasi terraariumisse. Panin ta uude armastavasse koju omaniku juurde, kes teda väga armastab ega karda. Vaatame, mis veel on. Oh, oodake korraks. Ma tean, mis see on, teate. See on väike palvetaja ritsikas. Oh, see on tegelikult lahe. Need putukad on maskeerumise meistrid ja näevad peaaegu täpselt välja nagu oks või leht. Mind on alati need tegelased paelunud, nii et ühe omamine lemmikloomana on tegelikult väga lahe. Vaata teda, keerutab pead nagu väike tullukas. Üllatav, et salapärasest kastist tuli midagi, mis mulle meeldib. Viime ta nüüd uude koju. Oh, issand, vaata seda. Oota, ta sulandub kohe ümbrusega, sa ei saa arugi, et ta seal on. See on nii hull. Oh ei, ma juba tean, mis järgmine asi on. Ma lootsin, et me seda siia ei saa, aga siiski saime. See on hiiglaslik skorpion. Oh, issand, seda ma küll ei puutu. Vaata, kui suur astel tal on. See on hirmutav. Kallan ta ettevaatlikult välja. Mine nüüd. Oleme saanud palju kummalisi putukaid salapärasest kastist, aga nüüd on jäänud veel vaid üks, kõige hirmutavam. Tundub, et meil on veel üks tullukas, mul pole aimugi, mis see on. Oh, issand, mis see on? Otsustasin selle enne kättevõtmist üles otsida ja sain teada, et see oli vangaroon, kes on tuntud kehalt happe pritsimise poolest. Vabandust, ma ei võta seda, panen ta terraariumisse. Nii, sõber, see on rõve. Putukate üllatuskastiga on nüüd ühel pool. See oli hirmus, nii et vahetame ja ostame looma, keda ma päriselt tahan. Noole mürgikonnad. Need konnad ja nende erksad värvid on mind lapsest saati köitnud. Kuigi nad on ilusad, on nad ka väga ohtlikud ja planeedi kõige mürgisemad loomad. Aga nad on ikkagi väga lahedad, nii et ma kavatsen need osta. Ma leidsin selle veebilehe, kus neid müüakse $125 eest, aga ma ei taha ainult ühte, nii et ma ostan 4 tükki. Siin pole värvi mainitud, nii et tuleb üllatus. Olen väga elevil, paneme tellimuse teele ja ootame, kuni need saabuvad. Te ei kujuta ette, kui elevil ma olen. Olen kogu elu seda hetke oodanud. Lähme ja avame selle. Jah, vaadake, me saime ta kätte. 4 noole mürgikonna. Nad on nii värvilised, uskumatu. Pole varem sellist konna näinud. Väga lahe. Nad on korraga kollased, rohelised, oranžid ja punased. Nagu nimigi ütleb, on need mürgised, seega ei tohi neid paljaste kätega puudutada, muidu võib süda seisma jääda. Panen on luuma terraariumisse ja lasen neil ise välja hüpata, see on väga lahe. Ehitasin terraariumi vihmametsa matkima. Need tegelased on siit pärit ja saavad siin õnnelikud olla. Siin on 4 noole mürgikonna, mu lemmikloom selles videos. Kuid meil on veel ees ootamas, nii et vaatame, mis järgmiseks tuleb. Ma leidsin veebilehe, kus müüakse mata kilpkonna $800 eest. Need kilpkonnad on maailma kõige veidrama välimusega ja meenutavad dinosauruseid. Mul on ideaalne akvaarium olemas, kavatsen ühe osta ja loodan, et see pole pettus, sest $800 on suur summa. Pärast paari nädalat kilpkonnata happisin lootust kaotama, kuid lõpuks ta saabus. Olen seda kaua oodanud. Teate, oh jaa, ta on lihtsalt väike beebi. Ma pole nii väikest varem näinud, kuigi ta on armas. Kas ta on elus? Ta ei liigu. Ma arvan, et ainus viis teada saada, kas ta on elus, on panna ta akvaariumisse ja vaadata, kas ta liigub. Ma tõesti loodan, et ta on elus. Kui ma ta akvaariumisse panin, vajus ta põhja ja ma arvasin, et ta on surnud, kuid siis hakkas ta liikuma. Ma olin väga närvis, arvasin, et ta on surnud, aga õnneks polnud. Nüüd on meil äge mata kilpkonnapoeg. Oleme pimeveebist leidnud palju haruldasi ja surmavaid loomi, kuid peame veel mitu tuba täitma kõige surmavamatega, mida leian.
järgmistes 3 pakis on mõned ookeani ohtlikumad loomad. Alustame kõige väiksemast kastist, kus on loom, keda ma olen alati tahtnud. Oh, ma arvan, et ma näen seda. Praegu on raske aru saada, aga selle purgi sees on 8 jalg. Aga teda on siin üsna raske näha. Tõstame ta nüüd sellesse anumasse ja proovime ta kätte saada. Oh issand, vaata, kus ta värvi muudab. Vau, seal ta läheb. Ta lasi just tinti. Kas sa nägid seda? Ta lasi just tinti. Ma pole seda kunagi näinud. Kõik korras, sõber. Vabandan, tean, et oled hirmul. Ma arvasin, et kameelionid muudavad värvi kiiresti, aga ta läks sekundiga punasest valgeks. See on hullumeelne ja kõige ägedam asi, mida olen näinud. Tõstsin ta õrnalt akvaariumisse ja vaatasin, kuidas ta mu käel ringi ronis. See oli väga lahe. Nad on nii targad, et suudavad peaaegu igast akvaariumist põgeneda. Nad suudavad kuju nii hästi muuta, et kui nende nokk mahub august läbi, mahub ka keha. Mul on nii hea meel, et mul on 8 jalg lemmikloomaks. Nii saame teda jälgida, kuidas ta oma keskkonnaga suhtleb. Aga kui lahe see ka poleks, on meie järgmised loomad veelgi pöörasemad. Täpselt nagu kivikala. Järgmine loom on väga mürgine ja tema nõelamine võib surmaga lõppeda. Oh issand, ma juba näen seda. Kas see on õige? Seal on skorpionkala nagu kivikala. Need on kõik need ogad, mis sisaldavad mürki ja need tüübid on maskeerumise meistrid. Näevad välja täpselt nagu korall. Ma ei arvanud, et ta nii suur on, see on veidi hirmutav. Viime ta uude koju. Sõber, tere tulemast. Seal ta läheb. Nii lahe, kutid, mis hull kala. Oh issand, ma näen seda. Vaata seda. Meil on nüüd lemmikhais. Kogu oma elu olen tahtnud endale lemmikhai ja niipea kui ma nägin, et see veebileht müüb ühte, teadsin, et pean selle ostma. Oh, ja ta on palju suurem, kui ma arvasin, et ta saab olema. See siin on sarvhai ja erinevalt enamikust haidest ei ole nad agressiivsed ning kasvavad ainult umbes 4 jala pikkuseks. Nad on siiski haid, neil on suured hambad ja ogad uimedel. Ma ei oodanud, et ta nii kiiresti nii suureks saab. Peame talle suurema elupaiga leidma, kuid praegu elab ta siin. Nüüd on meil hai lemmikloom, kuid see pole ookeani kõige ohtlikum loom. Otsustasin garaaži muuta kalatoaks, et näha, milliseid mereloomi leiame. Oleme juba esimese paki saanud. Tellisin selle kasti nädal tagasi. Veebileht ütles vaid, et see on päris elus tulnukas, kuid ei täpsustanud, mis see on. Ainus viis teada saada on see avada. Olen nii närvis. Näen kotti. Meid ei petetud. Mis assi see küll on? Oo, issand, okei. Nad ei valetanud, kui ütlesid, et see on tulnukas. See näeb nii veider ja limane välja. Mul pole aimugi, mis see on. See on nagu suur plönn. Mis pagan see on? Kuulge, oodake korraks, siin on veel üks kott. Ei ole võimalik, vaadake seda. Siin on veel üks, aga see on täiesti must. Oota, miks nad mulle 2 saatsid? Ma tellisin ainult 1. Ma ei kurda muidugi. Need asjad on tõesti lahedad. Oota korraks, siin on kaasas ka märkus. Võib-olla saan teada, mis need asjad on. Naudi uut lemmiklooma. Tullukad, ainult seda öeldakse. Noh, teadmata, mis need on, otsustasin ma need lihtsalt akvaariumisse panna. Ja te ei suuda mind veenda, et need pole tulnukad. Ma mõtlen, vaadake lihtsalt, kuidas nad liiguvad. Nii pöörane, kui see esimene pakka oli, aga kui tahame ruumi täis saada, peame palju rohkem ostma. Ja kuna ostame neid pimeveebist, ei tea kunagi, kas meid petetakse. Kas need mereloomad jõuavad üldse elus kohale? Ma tegin just veel 2 tellimust pimeveebis. Üks on salapärase kuni 2 meetri pikkuseks kasvava angere jaoks, teine haruldaste mereloomade üllatuskast. Ma ei tea, kui haruldased need mereloomad on, kuid arvestades, et kast maksis $1000, pole me neid ilmselt varem näinud. Mõne päeva pärast sain ühe paki kätte. Olen üsna kindel, et see on üllatuskast. Ausalt öeldes ma ei arvanud, et see kohale jõuab. Aga jõudis ja see on raske. Oo, issand, ma näen hunnikud kalu. Kuulge, vaadake seda. Sellel on ohukleebis peal. See on ikka päris hull välimusega kala. Pole kunagi midagi sellist näinud. Ta võib olla ohtlik, seega peame ettevaatlikud olema. Panin kindlad kätte ja võtsin ta kotist välja. Ja lähemal vaatlusel sain aru, et see kala oli mürgine ja tal oli kogu keha ulatuses üliteravad ogad. Okei, see on natuke hirmutav. Loodetavasti pole teised kalad siin ohtlikud. Oota, arvan, et tean, mis see on. Vaadake, meil on väike kerakala. Ma arvan tegelikult, et seda nimetatakse okastega kerakalaks ja nad kasvavad tohutult suureks, aga see tegelane on alles väike beebi.
kasti jäi vaid üks kott, milles oli kõige hullumeelsem kala, mida olen näinud. Oh issand, vaadake seda, kutid. Ma arvan, et selle kalal on jalad, ma ei lähe ju hulluks, eks. Sellel tegelasel on päriselt jalad. See näeb välja nagu kraabi oleks kalaga lapse saanud. Ma pole kunagi midagi sellist näinud. Ma otsustasin välja uurida, mis asi see on, nii et ma otsisin internetist kalu, kellel on jalad ja loomulikult leidsin selle üles. Meriku kasutab oma jalgu ookeani põhjas kõndimiseks, erinevad teistest kaladest, kes kõnnivad maal. Just nii ta käituski, kui ma ta akvaariumisse panin. See on mu lemmikkala ja nüüd on ta meie lemmikloom. Aga teate mis, kutid, ma just meenutasin, et meil on see salapärane anger ja kass tulemas ja see peaks iga hetk kohal olema. Umbes tunni aja pärast sain ma lõpuks paki kätte, aga kui ma selle avasin, sain aru, et kott oli katki läinud. See tähendab, et mis iganes siin sees on, tal pole ilmselt enam palju aega jäänud. Kas ta on veel elus? Ei ole võimalik, kutid, ta liigub ikka veel. Kui hull see on? Ta polnud isegi kotis ega olnud vett, aga kuidagi on ta ikka veel elus. Okei, paneme ta kiiresti akvaariumisse enne, kui ta sureb. Akvaariumid täituvad aeglaselt, aga meil on veel palju teha. Nii et ma hakkasin ostma järjest rohkem pakke pimeveebis, sealhulgas tulnuka kala müsteeriumi kasti, mis maksab $500 ja surmava koorikloomade kasti. Ma ei tea täpselt, mida see tähendab, aga loomad, keda siin olla võib, näevad hullud välja, seega ostsin selle. Olete valmis? Umbes nädal hiljem sai mõlemad pakid kätte. Kõik seni ostetud mereelukad tunnevad end hästi, aga nüüd peame mõtlema, mida kollektsioonile lisada. Kas see on lest? Teate, see asi on tohutu, noh. See on kindlasti tullukakala, aga ma ei usu, et see on $500 väärt, nii et ma loodan, et selles kastis on veel midagi palju pöörasemat. Okei, meil on vähemalt veel üks kala, ma arvan, et see on kala. See näeb sema otseses mõttes välja nagu pulk, aga see liigub. Oh, see tundub nii imelik. Mis pagan see asi on? Jah, see on veel üks tundmatu kala, mida ma pole näinud. Kui tead, kirjuta kommentaaridesse. Kastis on veel 2 kõige veidramat kala. Issand, see kott on raske, kindlasti suurem kala. Oodake, ma arvan, et tean, mis see on. Siin on Ramora, kelle juures on midagi erilist. Esmapilgul paistavad nad tavalised, kui kasutavad pead, et haide külge kinnitada. Nad lihtsalt järgivad haid ning söövad ülejäägid, kui hai midagi sööb. Ma ei teadnudki, et neid saab lemmikloomadena pidada. Me paneme ta kohe akvaariumisse, aga kõigepealt on üks asi, mida ma olen alati tahtnud proovida. Vaatame, kas ta imeb end mu käe külge. Oh issand, see on nii hirmus. Vau, ei ole võimalik, vaata seda. Ma ei suuda uskuda, ta on praegu tõesti mu käe küljes kinni. Oh issand, see tunne on nii imelik. Viimast kotti välja tõmmates märkasin seal midagi kummalist. Vau, vaadake seda, kotid. Kas see on üldse kala? Tellisin tullukakala müsteeriumi kasti, aga ei oodanud midagi nii pöörast. Kust nad neid kalu saavad? Pole kunagi midagi sellist näinud. See on meie seni ägedaim kala, aga mul on tunne, et asi läheb siit ainult pöörasemaks. Arvasin, et võiks selle tüübi akvaariumisse panna koos teise jalgadega kalaga. Ja pärast seda oli aeg järgmine kast avada, aga me pidime ettevaatlikud olema. Oh, siin on kaasas märkus. Ettevaatus, palun kandke kogu aeg kindaid. Loomad võivad näpistada, nõelata või lüüa. Fred, okei, suurepärane. Ja tänud hoiatuse eest, Fred. Vaatasin hoolikalt kõik kotid läbi, aga ei leidnud midagi ohtlikku. Siin on lihtsalt palju erinevaid krabisid. Mis selles ohtlikku on? Siis mõistsin, miks oli nii palju hoiatusi. Oh issand, kas see on mantis, krevett? Ma ei usu, et te mõistate, kui hull see on. Ta võib näida tavalise krevetina, kuid tegelikult on neil loomariigi tugevaim löök, mis suudab isegi akvaariumi klaasi purustada. Oota, veel üks märkus. Mis siin kirjas? Hoidke mantis kreveti alati plastikkarbis, muidu ta lõhub akvaariumi. Kas te naljatate? Kuulge, see on hull. Okei, sain ta rahulikult kätte. Sõber, kas sa salvestasid selle? Ta virutas mulle just sõrme pihta. Õnneks sain ta konteinerisse akvaariumis. Aga tasub edasi vaadata, sest kohe juhtub midagi pöörast. Oh, mis meil siin on? Oota korraks, ma arvan tegelikult, et ma tean, mis see on. Seda nimetatakse liikkammkarbiks. Ja mis nende puhul tõeliselt lahe on see, et kui nende suu on lahti, siis sa näed, kuidas elekter otse läbi selle jookseb. See on lihtsalt uskumatu, mida mõned mereelukad suudavad teha, just kui igal neist oleks oma väike supervõime. Ma ei ole kindel, kas ma peaksin seda tegelast käes hoidma, nii et paneme ta varem akvaariumisse.
nüüd on kastis ainult üks kott alles. Ma arvan, et see on erakvähk, aga tal puudub kest. See on nii kurb. Ma pole kunagi varem näinud erakvähi, kellel pole kesta. Aga tead mis? Mul on üks mõte. Kui me lihtsalt paneme selle kesta samasse akvaariumisse erakvähiga, siis on võimalus, et ta läheb sinna sisse. Nii ma tegingi. Ta leidis selle kiiresti, puges sisse ja tegi sellest oma kodu. Oleme tumeveebist ostnud palju ohtlikke mereloomi, aga tunnen, et puudu on hai, keda on väga raske leida. Hiljuti leidsin veebilehe, kus süüt müüdi, nii et ostsin selle ära ja nüüd on aeg pakk avada, et näha, kas meid peteti või mitte. Issand, Bass Fishing Productionsil on uus kaup. Jah, vabandust. Enne kui vaatame, kas saime hai, pidin teatama, et meil tuli just uus kaup välja. Meil on uued T-särgid, uued mütsid, uued pusad ning meie uusim disain on see Fish Shieldi logo. Mulle see väga meeldib ning lisasime toodetele ka laste suurused. Kui tahad vaadata, külasta Bass Fishing Production Start Shop või klõpsa QR-koodile. Nüüd vaatame, kas saime hai kätte. Läheb lahti. Ma olen nii närvis. Meil vist on üks, see on väike beebi, aga ei liigu. Siin märkasin, et beebi hais oli surnud. Proovisin teda elustada, kuid oli juba liiga hilja. Võtsin müüjaga ühendust, kuid keegi ei vastanud. Tundub, et meid peteti selle video jooksul esimest korda ja kes teab, mitu korda see veel juhtub. See ei takista mind lemmikhaisi ostmast. Hiljem tellin videos veel ühe, mis on palju suurem. Järgmine leitud kuulutus on veidi teistsugune. See inimene ütleb, et nad kolivad ja müüvad nüüd kogu oma kalakollektsiooni. Nad ei ütle, mis tüüpi kalad need on, aga mainivad, et mõned neist on äärmiselt haruldased ja isegi ohtlikud. Nagu arvata võis, ma võtsin riski ja ostsin selle ning vaid mõni päev hiljem ilmus see asi kohale. See on suurim saadud pakk, loodetavasti on ka kalad suured. Ma avasin kasti ja märkasin seal palju kalu, kuid üks jäi eriti silma. Issand, vaadake selle kala suurust, te teete nalja. See on suurem kui mu käsi. Olin tõesti šokis. Pidin kiiresti tegutsema ja akvaariumisse panema, sest kastis oli veel palju kalu. Nüüd on see lõvikala. Kindlasti rääkisid nad sellest, kui mainisid, et üks kaladest on ohtlik. Need on väga mürgised ja see siin on eriti suur. Paneme ta akvaariumisse enne, kui ta mind nõelab. Siin on veel palju kalu. Ma tõmbasin neid sõna otseses mõttes üksteise järel välja ning leidsin koera näoga, ogakala, suure pantrahaua ja selle hullumeelse välimusega salapärase kala. Kui olin kõik kalad uutesse kodudesse pannud, jäi kasti veel ainult üks kala ja see oli neist suurim. Arvan, et see on jälle zebra mureen, aga palju suurem kui eelmine. Vaadake tema suuri hambaid, palun ära hammusta mind. Noh, kuulge. Ma arvan, et võib julgelt öelda, et see akvaarium on nüüd valmis, aga nüüd lähevad asjad palju pöörasemaks ja seda sellepärast, et ma sain just 3 pakki veel. Igas kastis on üks juhuslik olend ookeanist ja soolase vee loomaliike on üle 200 000, nii et siin võib tõesti olla ükskõik mis. Vau, mis see on? Oota, see pole loom, vaid pigem taim või midagi. Kas nalja teed? Ma vist sain petta. Vaata. Iga looma juures on silt, mis ütleb, kellega tegu. Kui seda lugesin, ei uskunud ma oma silmi. Basking starfish, see ongi meritäht. Ei, see ei ole võimalik, et nad vahetavad. Ma näitan sulle, milline päris meritäht on. See näeb välja nagu taim. Oota, see liigub. Okei, see võib tõesti olla meritäht. See ongi videote juures äge. Nii palju loomi, keda ma ei teadnud ja nüüd on nad meil lemmikloomad. Ma lähen otsin sellele asjale kodu ja avame järgmise kasti. Ma ei tea, kuidas see hullemaks saab minna, aga just läkski. Siin on veel üks tohutu meritäht, aga tal paistab osa jalast puudu olevat. Ma ei tea, kuidas see juhtus, aga meritähed kasvatavad jalad tagasi, nii et temaga saab kõik korda. Arvan, et saame ta panna vaid suurde akvaariumisse. Nii et naudi uut kodu, kui 2-3 pakist on juba avatud. Oleme saanud ainult meritähti. Ootasin 3. kastist veel üht, aga seal polnud midagi. Kuidas see võimalik on, kutid? See ei saa olla õige. Oota. Mida paberil kirjas on? Ei või olla. Meduusid. Issand, ma näen teda tõesti. Kui sa hästi lähedalt vaatad, siis siin on palju meduuse.
Nad on nagu nähtamatud. Kuul, ja mul pole aimugi, kuhu ma need panen. Nalja tegin, ma tean täpselt, kuhu ma need panen. Just nii, mul on meduuside akvaarium, kutid. Olin selle video jaoks valmis igat tüüpi mereloomadeks, mis oli hea, sest meduusid vajavad ellujäämiseks erilist akvaariumi. Ma arvan, et on jäänud vaid panna nad uude koju. Vau, meil on nüüd päriselt meduusid lemmikloomadeks. Huvitav, mida veel Darkwebist leiame? Hiljem nägin Darkwebis veel üht kuulutust, senistest kõige hullumeelsemat. Merikurat müsteeriumikast. Mulle meeldivad merikuradid, nad on mu lemmikkalad. Nad on varitsuskütid, maskeerumise meistrid ja näevad välja nagu tullukad kosmosest. Aga see veebileht on nii kahtlane välja, teate mis, ma lihtsalt teen selle ära, ostan selle kohe ära, kuigi see veebileht oli ülimalt kahtlane. 2 päeva pärast sain paki kätte, veebilehel öeldi, et seal võivad olla haruldased merikuradid. Loodan, et mind ei petetud. Issand jah, ma arvan, et meil vedas väga. Kast oli kotte täis, saime palju merikuradeid, nägin ka väga haruldasi, kuid oli üks probleem. Nad on surnud, kõik merikuradid on surnud, ega liigu. Miks see juhtub? Ma olin siin murtud. Ma mõtlen, et ükski merikurat kastis ei liikunud, aga siis juhtus see. Oota hetk, kas sa nägid seda? Ma arvan, et see liikus just. Palun ütle, et ta on ikka veel elus. Jah, issand, ta liigub, teate. Ma ei suuda seda uskuda. Okei, me peame ta kiiresti sellest kotist välja saama, tal pole palju aega jäänud. Panin ta kiirelt tanumasse ja leidsin kotte uuesti kontrollides veel 3 elusat. Meil on 4, 2 rohelist ja 2 punast, kuid 12 merikurat ei jäänud ellu. See on risk, mis kaasneb tumeveebis tellimisega. Nüüd tuli need lihtsalt uutesse kodudesse panna ja toita. Nende söömist on huvitav jälgida. Nad meelitavad kalu oma pea peal oleva väikese asjaga ja sulanduvad kividega nii hästi, et kalad neid ei märka. Kui kala läheneb, ründab merikurat ja sööb selle ära. Ma võiksin neid söömas vaadata terve päev, kuid meil on veel palju akvaariume täita. Sain just veel ühe paki, milles on seni kõige surmavam kala. See on kivikala, tuntud kui maailma kõige mürgisem kala. Kindlasti suurim, mida ma näinud olen. Üks torge sellelt tegelaselt oleks surmav ja mul on ta käes. Ma ei peaks seda tegema. Panen ta enne akvaariumisse, kui midagi juhtub. Need tegelased on väga ohtlikud ja maskeeruvad hästi, mistõttu 100 inimesed astuvad neil aastas kogemata peale. Vaadake, see näeb täpselt nagu kivi välja. Mõned päevad hiljem sain veel 2 pakki. Üks on merisiilide müsteeriumikarp ja teine õõvastava merinälkja müsteeriumikarp. Avame need, et vaadata, mis sees on. Oh, wow! See on palju kotte ja need kõik on merisiilid. Tundub, et meil on ka mitu erinevat liiki. Siin on lilla, oranž ja valge. See on hullumeelne. Kasti läbi vaadates leidsime 6 merisiili. Nende seas mõned väga suured ja veidra välimusega. Oota korraks. Ma just meenutasin, et need tüübid on väga mürgised ja ma hoian praegu umbes 10 neist käes. See ei ole hea. Panin nad turvaliselt uutesse kodudesse ja avasin järgmise kasti, mis oli täis otse kui päris tulnukaid. Wow, mis see on, kutid? Ma arvan, et see on nüüd roosa merikurk. Varem ostsime pimeveebis tavalisi merikurke, nii et see roosa on eriti haruldane. Järgmises kotis leidsin veel ühe roosa merikurgi ja see oli palju suurem, aga siis oli kastis ainult 1 kott veel ja selle sees oli midagi täiesti teist maailmast. Kas see on üldse loom? Kuulge, issand jumal, mida ma vaatan, see on ülimalt veider, kuulge. Meil on nagu mingi vikerkaare värviline ollus või midagi sellist, ma pole kunagi midagi sellist näinud. Ausalt öeldes ma ei tea, mida sellega teha. Panin nad vette, et näha, mis juhtub. Mõne minuti pärast ilmus kehast tulnukalaadne pea, mis hakkas liikuma. Vau, see on nii õudne. Kui teate, mis see on, kommenteerige all. Selle karbiga on kõik, nüüd on vist aeg tellida mõned palju suuremad loomad. Leidsin hiljuti veebilehe, kus müüdi ookeanikoletis-kala $1000 eest. Võtsin riski, ostsin 2. Vaadake, mis kohale jõudis. Olen närvis ja loodan, et siin on haid. Ma avasin aeglaselt kasti, kuid haid ei näinud. Selle asemel märkasin midagi veelgi pöörasemat. Oota, kas need on draakonaalid? Oh issand, need on tohutud kutid. Draakonaalid on maailma haruldasemad ja kallimad angerjad.
Nad saavad nime välimuse järgi, sest meenutavad draakoneid ja on suurimad, mida olen näinud. Tavaliselt ei karda ma midagi kätte võtta, aga need hirmutavad mind. Neil on teravad hambad ja nad on agressiivsed. Seega peame neid akvaariumisse pannes eriti ettevaatlikud olema. Valmis? Okei, saime väiksema kätte, vaadake neid hambaid. See on nii hirmus. Oh issand, üritab mind hammustada. Seal ta läheb, vaadake, ta läks otse kivide vahele, kutid. See akvaarium sobib neile hästi, siin on palju koopaid ja torusid peitmiseks. Lähme toome suurema ära. Valmis? Oh issand, vaadake, ta murrab mu kaela, ta on nii suur. Nad on hirmu äratavad, aga ilusad. See pole ikka hai, proovime siis veel korra kiiresti, enne kui seda haid osta üritame. Tulin Mantis Kremeti vaatama, aga teda pole konteineris. Arvan, et ta lõi augu. Okei, tundub, et ma pean minema ostma uue konteineri, aga kõigepealt proovime nüüd seda haid osta. Tumedas veebis otsides sattusin pidevalt ühele veebisaidile, mis väitis, et müüb haid, kuid see koht oli väga kahtlane. Seal polnud pilte ega infot. Arvan, et peame selle siiski tegema, meil pole valikut. Ootasin peale ostu üle nädala, haist polnud märki ja hakkasin lootust kaotama. Siis see juhtus. Sain paki ja arvan, et see on hai. Palun ole siin sees, meil on haid vaja. Oh issand, ma arvan, et saime ühe. Vaadake, kutid, me päriselt saime endale lemmikhai. Ma ei suuda uskuda, see on päris suur. Mul pole aimugi, mis tüüpi hai see on. Kui sina tead, siis anna kommentaarides teada. Aga ma arvan, et mul on sellele kutile ideaalne koht olemas. Näete, kui ma seda videot planeerisin, ostsin ma selle akvaariumi just nimelt hai jaoks. Nii et ilma pikema jututa, paneme ta tema uude koju. Seal ta on. Ta näeb seal tõesti hea välja. Võin öelda, et mu garaaž on nüüd täis ohtlikke mereloomi. Nüüd kavatsen teha midagi veel hullumeelsemat. Täidan magamistoa täna leitud kõige surmavamate putukatega ja hakkan neid pidama. Minu uued lemmikloomad, sealhulgas väga mürgised ämblikud, mis võivad tappa minutitega. Hiidkrabid, kes on teadaolevalt inimesi söönud, pimedas helendavad putukad, mis näevad välja nagu otse õudusfilmist ja paljud teised pöörased putukad, mis löövad sind pahviks. Jah, see on vist kõige rumalam asi, mida olen teinud. Võite küsida, miks ma seda teen ja vastus on tegelikult lihtne. Näite, kogu oma elu oleme olnud loomadest vaimustuses, välja arvatud putukad. Jah, tegelikult ma kardan neid päris kõvasti. Mõtlesin, kuidas oma hirmudest üle saada ja otsustasin täita toa maailma hullumeelsemate, haruldasemate ja surmavavate putukatega. Me oleme esimese juba kätte saanud, tellisin pakki paar päeva tagasi. Siin sees olev putukas on väga ohtlik. Nii et ma pean seda väga ettevaatlikult avama. Hakkame pihta, ma olen praegu nii närvis. Oh, ma vist näen seda, see on konteineris. Oh issand, see liigub, te ei usu seda. Me saimegi ühe kätte. Konteineri sees oli must lesk, keda tuntakse ka kui maailma 6. kõige mürgisemat ämblikku. Selle tegelase hammustus viib kindlasti haiglasse ning mõnel juhul võib jätta halvatuks või isegi tappa. Ja nüüd on selline meil lemmikloomana. Vägev. See on tõesti lahe. Oh ei, ta üritab põgeneda. Nii hirmus, kui üks must lesk on. Lähemalt vaadates tegin õõvastava avastuse. Ma arvan, et see must lesk on Tiine, ta on väga paks, ilmselt on tal 100 poega sees. Oodake, hei Siri, mitu poega võib must lesk ämblik saada? Musta lese ämblikud võivad saada kuni 900 poega. Oh jumal, ja nagu sa aru said, olin ma pärast selle kuulmist veidi hirmul. Õnneks kulub veel aega, kuni musta lese pojad kooruvad. Praegu paneme ta uude koju ja jälgime teda. Ja loodetavasti on meil video lõpuks omaenda mustade leskede armee. Seejärel leidsin veebilehe, mis väitis, et müüb tarantlite üllatuskasti. Nüüd on palju tarantla liike. Osa neist kasvab nii suureks, et söövad linde ning mõned harundased maksavad üle 10 000. Otsustasin selle osta ja nädal hiljem toodi mulle kast. Võib-olla kujutan ette, aga kuulen, kuidas miski seal sees liigub. Oh jumal, see on nii hirmus. Ma avasin selle ettevaatlikult ja märkasin sees 5 konteinerit. Igas neist oli suvaline tarantel, aga oli üks probleem. Ma ei näe mõne konteineri sisse, sest võrgud on paksud. Tarantlite leidmiseks peame need avama.
kuna kõik tarantlid on mürgised, panin kindlad kätte, et vältida hammustust, kuid pärast esimese konteineri uurimist see juhtuski. Seal ta on, kutid. Ta on päris suur ja näeb hirmuäratav välja, aga ma ei tea, mis tarantliga on tegu. Selles videos proovin oma putuka hirmust üle saada, enamiku neist kätte võttes, lootes, et mind ei hammustata. Võtsin julguse kokku, tõstsin tarantli üles ja kuigi ta ei hammustanud, olin ikkagi hirmul. Mul on veel pikk tee putuka hirmust üle saamiseks. Kui olin ta uude koju pannud ja järgmist karpi avasin, juhtus see. Oh ei, ta põgeneb, jookseb minema. Issand jumal, nüüd siis. Õnneks suutsin üles leida, haarasin ta kinni ja sain ta tema terraariumisse ilma, et oleksin hammustada saanud. Olen alles 3 putuka juures ja juba kahetsen seda videot, aga hiljem tulevad veel hullemad putukad. Meil oli veel 3 konteinerit. Avades need leidsin 3 tarantla liiki, keda polnud varem näinud. Nad nägid väga lahedad välja. Hoidsin veiki 3 korraga. Nad ei hammustanud ega olnud kurjad, vaid sõbralikud. Ma ei suuda uskuda, et ma seda ütlen, aga järgmiste päevade jooksul nautisin ma tõesti nende pidamist lemmikloomadena. Nende võrgu ehitamist oli põnev vaadata ning söömist jälgida oli hirmutav, kuid samas lahe. Tundub, et olen oma hirmu tarantlite ees ületanud, kuid hiljem selles videos. Ma kavatsen osta maailma suurima tarantli, aga ei tea, kas on sama sõbralik kui teised. Me keskendusime ülejäänud ruumi täitmisele kõige surmavamate putukatega, mida leidsime. Läksin oma lemmiklooma poodi, et vaadata, mis neil on. Pärast putukate vaatamist valisin 3 kõige hullumeelsemat. Ostsin need ja läksin koju, et teile näidata, mida seekord sain. Lemmiklooma poes võtsin esimesena selle anuma, kuid algul ei märganud seal midagi. Kui vaatasin lähemalt, märkasin beebi Salomoni saarte 100-jalgset. Ja nad on äärmiselt mürgised. Nii mürgised, et on teada juhtumeid, kus nad on inimesi tapnud. Jah, võtsin, et võtan täna mõne putuka kätte, aga seda tüüpi mitte, sest ma ei taha surra. Nii et ma panin ta ettevaatlikult tema uude koju ja kohe kaevus ta maa sisse ning kadus silmist. Nii et jah, ma pole kindel, kas me teda enam kunagi näeme. Aga nüüd oli aeg liikuda järgmise konteineri juurde, milles oli midagi hullumeelset. See on palvetaja ritsikas. Inimestel ohutu, kuid surmav teistele putukatele. Palvetaja ritsikas on tuntud agressiivsuse ja suurepärase kütiosavuse poolest. 2 terava oda ja peaga, mis võib pöörduda 180 kraadi, putukad suudavad murda peaaegu kõike. Hoolimata nende hirmuäratavusest ei karda mina neid üldse. Olen alati tahtnud palvetaja ritsikat, nii et see on väga lahe, panin ta kohe uude koju. Liikusime koti viimase anumani, kus oli kõige hirmuäratavam putukas. See on skorpion, aga mitte lihtsalt tavaline skorpion. See skorpion on tegelikult tiine ja kannab endas umbes 100 poega ning kui sa väga tähelepanelikult vaatad, siis on tema kõhus isegi munenäo, mis on lihtsalt uskumatu. Nii et nüüd ei ole meil mitte ainult tiine mustlesk, vaid ka tiine skorpion. Mida sa poegadega teed? Mul pole praegu aimugi. Selle pean ise välja mõtlema, kuid praegu pole vaja muretseda, sest meil on palju tühje terraariume ja putukaid vaja osta. Leidsin veebilehe, mis müüb seni kõige pöörasemat looma. Selle nimi on sametus ning ta on väga haruldane ja raskesti leitav. Need on nii haruldased, et nende kohta on internetis vähe infot ja peaaegu kellelgi pole neid lemmikloomana. Kui nägin, et see veebileht müüb ühte, teadsin, et pean selle ostma. Aga nende tegelaste juures on midagi väga erilist. Nad ei ole lihtsalt tavalised ussid. Neil on tegelikult supervõimetead. Sametus on tuntud selle poolest, et tulistab peast kleepuvat halvatavat lima, mis võimaldab aeglasen sametussin saakloomale järele jõuda. Tegin tellimuse ja paari päeva pärast see saabus. Ma avasin karbi ettevaatlikult ja märkasin anumat, mille sees oli elus sametus. Oh, issand, see on nii lahe. See asi näeb välja nagu väike tulnukas. Oleme ilmselt väheste seas maailmas, kellel on selline loom lemmikuks. Nad on väga õrnad, seega ma ei taha teda palju puudutada. Lähme paneme ta uude koju. See oli üks lahedamaid asju, mida olen näinud. Pidime edasi liikuma, sest meil on veel palju elupaiku täita. Nii et ma läksin uuesti internetti ja järgmine loom, kelle ma leidsin, polnud tehniliselt veel putukas, vähemalt mitte veel.
Neid nimetatakse vereussideks ja need on kõige õudsemad olendid, keda ma näinud olen. Aga lõpuks muutuvad need tegelased millekski, mida nimetatakse surusääseks, mis on putukas. Nii et ma otsustasin ja ostsin mitte 1, mitte 2, vaid lausa 12 neist. Jah, ma ei tea, miks see halb mõte oli, aga nüüd oli hilja. Ootasin paar päeva ja lõpuks nad tulid mu ukse taha. Olgu, poisid, mul on vereussid olemas. Olen väga närvis ega tea, mida oodata. Pole kunagi vereussi näinud. Teeme selle lihtsalt ära. Nii, 3, 2, 1. Okei, siin on palju mererohtu. Võib-olla nad selle all. Jah, seal nad ongi. Need asjad on nii suured, poisid. Vau, mis see oli? Kas sa nägid seda? Mida see just tegi? See lihtsalt nagu sirutas oma suu välja. See näeb nii hirmus välja praegu, ma ei tea, kas te nägite seda, aga kui te väga tähelepanelikult vaatate, siis te tegelikult näete seda. Veriussil on veider suu, mis ulatub kehast välja ja millel on 4 mürgihammast, mida ta kasutab saagi haaramiseks. Jah, ma ei hoia neid tüüpe paljakäsi, vaid kasutan pintset, et neid üles tõsta ja paremini vaadata. Kuule, need asjad on nii rõvedad, mida ma praegu vaatan. Hullumeenne, kuidas nad saavad suud ikka ja jälle välja sirutada? Vaadake, kui pikk see praegu on. Ma panin nad väikesesse anumasse ja oli imelik vaadata, kuidas nad seal liiguvad. Anum on vereussaide jaoks liiga väike ja nad elavad tegelikult soolases vees. Võtsin suure akvaariumi, täitsin ookeani veega ja panin sinna kõik 12 vereussi. Need olid seni kõige veidramad olendid, mida oleme ostnud, aga asi läheb hullemaks. Enne kui läheme veel putukaid ostma, otsustasin rasedat mustaleske kontrollida ja leidsin selle. Oissan, kas see on see, mis ma arvan? Ma olen üsna kindel, et ta just munes muna. Puuri põhjas on väike valge pallike ja seda ei olnud seal varem, nii et ma võtsin selle ettevaatlikult üles. Ja tõepoolest, see oligi munakott, mis võib sisaldada kuni 900 väikest musta leskämblikku. Kui soovime, et nad kooruksid, pean nad eraldi anumasse panema, muidu võib ema nad ära süüa. Ma arvan, et ainus, mida me nüüd teha saame, on oodata ja loodetavasti on meil varsti hunnik ämblikube. Tegelikult olen ma päris närvis, et näha, kui palju neid seal sees on, nii et ma suundusin teise loomapoodi. Ja selles poes oli palju rohkem putukaid kui esimeses. Neil oli neid lausa nii palju, et nad olid terve toa ainult putukatele pühendanud. Kui 2 putukaid jäid mulle eriti silma, nii et ma ostsin need ära ja suundusin koju. Nüüd, see putukas on siiani meie haruldasem ost. Olen alati sellist tahtnud, kuigi vihkan putukaid. Aga enne kui me teile seda näitame, ostsime me veel midagi ja see on palju hirmuäratavam. Ja see on 100-jalgne, kuid see ei ole lihtsalt tavaline 100-jalgne. See on tegelikult praegu sinine. Ma pole kunagi varem sinist 100-jalgset näinud. Ma küsisin ühelt töötajalt, kas see on ohtlik. Ja nad ütlesid, et jah, see on väga ohtlik. See on väga ohtlik. Nad ütlesid, et ma ei tohiks seda kätte võtta, aga ma teen seda ikkagi. Ma pole valetanud. Selles videos proovin võimalikult palju putukaid kätte võtta. Nii saan ehk putuka hirmust üle. Pean ta peatarand kinni võtma. Siin me läheme. Issand, sain ta kätte. See on hirmutav, issand. Tema küünised on väga teravad, ma hoian teda peatagant kinni. Ta ei saa mind hammustada ega mürki süstida, kuid tema püünised on väga teravad. Okei. Issand. Paneme ta puuri tagasi. Õnneks sain ta akvaariumisse ilma hammustuseta, aga ta polnud üldse rahul. Üks putukas oli käes, mis tähendas, et kotis oli veel üks. Nagu ma ütlesin, oli see täiesti pöörane. Seda nimetatakse luukändlikuks ja ma olen kindel, et sa võid arvata, miks teid nii kutsutakse. Põhimõtteliselt on nad tuntud selle poolest, et nad suudavad maasse teha väikeseid auke, mille peal on lõksuluuk. Kui nad tajuvad väikeste putukate vibratsioone, hüppavad nad maast välja ja haaravad need, olles tõelised varitsuskiskjad. Ma mõtlen, kui lahe see on, eks ole. On lihtsalt põnev mõelda, kui targad need putukad on, et nad üldse sellise asja peale tulevad. Ja et nad suudavad teha nii keerulisi lõksuluuke ainult oma võrgu abil. Need olendid on ainulaadsed ja ma ei suuda uskuda, et meil on selline lemmikloom. Nüüd jäi veel vaid viia ta uude koju.
nii saab ta lähipäevil oma lõksuluugi kallal tööle hakata. Märkasin, et ta kaevas auke, kuhu nüüd peitu poeb ja saaki varitseb. Tal kulus paar päeva, kuid lõpuks sai lõks valmis. Otsustasin mõned ritsikad sisse lasta, et näha, kas ämblik kasutab lõksuluuki. Tõenäoliselt polnud tal kõht tühi, sest istusin siin tunde ja midagi ei juhtunud. Nüüd, kuna meil on nii palju terraariume täita, vajasime palju rohkem putukaid, nii et ma leidsin veebilehe, mis müüs haruldaste putukate üllatuskasti. Kui sa ühe tellid, ei tea sa, mida saad, sest see on üllatus. Kuna putukaliike on üle 5 miljoni, otsustasin osta 5 kasti, et vaadata, mida saan. Kuigi ma ei taha ette öelda, tean, et hakkan seda kindlasti kahetsema. Mõne päeva pärast sain kõik 5 pakki kätte, avasin esimese ja leidsin selle. Oh ei, kas need on prussakad, kas te näete? Nad saatsid mulle prussakad. Miks? Ma vihkan neid. Need on putukad, mis mulle kõige vähem meeldivad üldse. Lihtsalt jälgid. Need polnud tavalised, vaid Madagaskaris sisisevad prussakad, mis on maailma suurimate hulgas. Kuna ma armastan prussakaid, panin nad hiidlaslikku terraariumisse, et neil oleks palju ruumi joosta. Oh, ei oota. Oh, ma unustasin, et siin olid habemega agamad, kes söövad kõik prussakad ära. Vabandust, ma ei suuda neid siiski lemmikloomadena pidada. Jah, avame lihtsalt järgmise kasti. Vabandust, teises pakis oli Beat Scorpion. Need tüübid näevad päris hullud välja. Nad meenutavad ämbliku ja skorpioni segu, kuid on tegelikult ohutud hoolimata hirmuäratavast välimusest. Nii et ma otsustasin ta lihtsalt kätte võtta ja panin ta tema uude koju. Olgu, 2 putukat on nüüd paigas, see tähendab, et 3 on meil jäänud. Ja ausalt öeldes loodan ma, et siin pole rohkem prussakaid. Kuigi 3. kastis polnud prussakaid, oli seal midagi sarnast. Isopoodid. Ausalt öeldes pole ma päris kindel, mis liiki nad on, sest maailmas on üle 10 000 isopoodi liigi. Need ulatuvad mikroskoopilistest kuni ookeani põhjas elavate üle jala pikkuste isenditeni. Nii et jah, ma arvan, et võid julgelt öelda, et need tegelased on tõesti laedad. Läheme edasi ja paneme nad nende uude koju ning liigume edasi 4. kasti juurde. Avades märkasin sees midagi ebatavalist. Mis asi see on, mida ma praegu vaatan? Siin on hunnik neid plastikkarpe ja need on täidetud nagu paberrätikutega, aga ma ei näe nende sees midagi. Kas ma peaksin praegu muretsema? See on tõesti imelik. Kuulge, mis siis, kui seal on hunnik musti leseämblikke? Oh, see on nii hirmus. Teate mis? Teeme selle lihtsalt ära, ma hakkan neid avama. Avades karbi ja võttes paberrätiku, leidsin, et see oli tühi. Ma avasin paberrätiku ja leidsin sealt selle. Oh, see on ämblik. Okei, see ämblik on mu käel. Mis liiki see on? Kas ta on mürgine? Must lesk see pole. Pigem meenutab tarantlit. Oota nüüd, sa ütled mulle, et igas neist anumates on tarantel. Mida kuradit ma nii paljude tarantelidega peale hakkan? Jah, ausalt, mul polnud aimugi, mida ma teen. Otsustasin kõik anumad avada ja ämblikud ükshaaval välja võtta. Kokku lugesin umbes 25 beebitarantlit. Kuna neid oli nii palju, panin kogu anuma terraariumisse, et nad saaks ise välja ronida. Kui see oli tehtud, läksin 5. paki juurde, kus olid kõige hullumeelsemad putukad. Mis need on, kutid? Oh sa püha, tundub, et siin on palju suuri palvetaja ritsikaid. Vähemalt arvasin nii, kuni nägin seda. Konteineril oli kirjas, et need tegelased on tegelikult Austraalia ogalised kepikad ja ma ei teadnudki, et sellised üldse olemas on. Sa mõistad kindlasti, miks neid nimetatakse kepikateks. Nad näevad välja nagu oksad ja on tänu oma hea kamuflaažile ümbrusega täiesti ühte sulandunud. Ma arvan, et võib julgelt öelda, et nende müsteeriumikastide ostmine tasus end ära. Kuigi me pidime tegelema prussakate ja ämblikupoegadega, saime endale 3 väga lahedat putukat ja jah, ma arvan, et need on siiani mu lemmikloomad, kelle oleme ostnud, aga meil on veel mõned jäänud. Jätsin parima viimaseks. Video alguses ostsin Tarantlia müsteeriumi kasti ja mainisin, et proovin hiljem osta maailma suurimad tarantlid. Linnusööja tarantlid. Hiljuti leidsin kellegi, kes seda müüs ja ostsin selle ära. Ma avasin kasti ja märkasin kohe tohutut tarantlid konteineris. Kuna linnusööjatest tarantlid on üsna agressiivsed, panin kindad kätte juhuks, kui ta hammustada proovib. Nüüd on ta käes.
oh issand, ma värisen. See tarantel on tohutu ega tundu rahul olevat. See on suurim tarantel, mida ma näinud olen. Tegelikult kasvavad nad veel palju suuremaks kui see. Ta pole isegi täiskasvanud, mis on päris hirmutav mõelda. Aga jah, see tegelane paneb mind tõesti närveerima. Ma arvan, et me peaksime ta lihtsalt terraariumisse panema. Oh issand, kas sa näed seda? Vaata, millised kihvad tal on. Kui ma oleks teadnud tema suuri hambaid, poleks teda kätte võtnud. Mine sisse, sa oled vastik. Hiljem leidsin internetis kuulutuse, kus keegi müüs ühte kõige hirmuäratavama välimusega putukat, mida olen näinud. Nii et loomulikult ostsin ma selle ära ja vaid mõne päeva pärast see saabuski. Olgu, siin me nüüd oleme, avame selle koos, ma olen selle pärast väga närvis. Ma vist näen seda konteineris. Seda kutsutakse kaamelämblikuks. Kuigi see on ilmselt maailma jubedamaid putukaid, on neil midagi erilist. Ma näitan sulle, lülitame tued kiiresti välja. Näed, kui väljas on pime ja sul on midagi, mida nimetatakse UV-lambiks, siis kaamelämblik hakkab tegelikult helendama. Jah, ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga see on tõesti lahe. Panin ta terraariumisse ja ta roomas kohe oma lahedasse koopasse. Jätkesin internetis putukate otsimist ja leidsin seni kõige pöörasema looma. Oh issand, okei, sõbrad. Olen šokis. Avastasin looma, keda müüakse ja kellest ei teadnud, et ta sobib lemmikloomaks. Ma otsustasin seda lihtsalt ära teha, ostsin ühe ja lootsin, et see pole pettus. Mõne päeva pärast polnud pakki ikka veel ja hakkasin lootust kaotama. Lõpuks see saabus ja oli aeg avada. Sõbrad, vaatame, kas meid peteti. Ma arvan, et meid seekord ei petetud. Esmapilgul tundub see eragvä, kuid tegelikult on see midagi palju pöörasemat. Seda nimetatakse tegelikult kookoskraabiks ja see on maailma suurim maismaal elav vähiliik, kasvades kuni 1 meetri pikkuseks. Aga see pole veel kõik. Need tüübid on tuntud ka inimeste söömise poolest. See on sõna otseses mõttes inimese sööja ja nüüd on see meie lemmikloom. Kui lahe see on? Ta on ka tugev, teate. Ma ei suuda teda panna sellest anumast lahti laskma. Okei, nüüd sain ta lahti. Ta lasi lahti, lõpuks ometi. Ma ei suuda seda uskuda. Praegu. Ma hoian sõna otseses mõttes kookoskrabi. Oh, ta üritab mind näpistada. Ei, ai, issand jumal, ta sai mu kätte. Ta hoiab mind kinni. Palun lase lahti. Oh, issand, see teeb tõesti haiget. Okei, sain ta lahti. Ta lasi lahti. Vaadake mu väikest sõrme. Ta lõikas mind. Panin ta uude koju ja läksin edasi. Leidsin veebilehe, mis müüs surmava ämbliku müsteeriumikasti. Seal öeldi, et kastis olevad ämblikud võivad sind tappa. Nii et ma ilmselt ei peaks seda ostma. Aga ma ikkagi, ja te kuulsite õigesti, ma ostsin selle ära. Ja vaid mõne päeva pärast see jõudis kohale. Iga müsteeriumikas sisaldab 2 surmavat ämblikku. Võtsin esimese karbi ettevaatlikult ja märkasin kohe midagi sees. Alguses arvasin, et see on must lesk, aga kui ma lähemalt vaatasin, sain aru, et see on tegelikult punane lesk, mis on sama mürgine. See on hullumeelne, teate. Ma pole kunagi varem ühtegi neist näinud, aga teadmine, et selle ämbliku üks ainus hammustus võib olla eluohtlik, on täiesti hirmutav. Ma arvasin, et riigi on panna ta musta lese kõrvale terraariumisse. Nüüd oli aeg minna järgmise konteineri juurde, kus oli veelgi surmavam olend. Oh issand, teate, ma olen üsna kindel, et see on pruun erakämblik. Ja kui te ei teadnud, siis need on tegelikult maailma 4. kõige mürgisemad ämblikud, isegi mürgisemad kui must lesk. Musta lese muna pole veel koorunud, annan teada, kui see juhtub. Praegu peame pruuni erakämbliku uude terraariumisse panema. Arvan, et on vaid üks asi teha. Siin magada. Head ööd kõigile. Ärge laske voodilutikatel hammustada. Nad on putukad. Ma lähen nüüd magama. Head ööd. Nüüd, kui oleme teiks surmavad loomad tumeveebist ostnud, on aeg neid toita, nagu video alguses lubasin. Aga kuna meil on siin nii palju erinevaid loomaliike, läheb nende toitmiseks vaja palju toitu. Sellepärast ongi meil kupid, ritsikad, ussid, puuviljakärbsed, krevetid ja isegi hiired. Ja selle kõige tegemisel aitab mind mu tüdruksõber Helen. Tema hakkab toitma kõiki surmavaid ja hirmuäratavaid loomi ning mina toidan kõiki sõbralikke. Oota, mis? Jah, nii et alustame nüüd. Esimene asi, mis meil videos oli soolase vee müsteeriumikast ja seal sees oli hunnik hullumeelseid mereloomi ja me lisasime need sellesse akvaariumisse.
pärast videot märkasin palju kommentaare, kus soovitati merihobud eraldi hoida, et nad ei peaks toidu pärast võistlema ja saaksid rahulikult süüa. Nii et ma võtsin enamik kalu välja ja panin nad mujale, nii et nüüd on see akvaarium ainult merihobude jaoks. Hakkame neid toitma. See siin on soolakrevett ja see on nende lemmiktoit. Vaata, nad mõlemad on seal, nii et paneme toidu sisse. Neid süüa vaadata on nii naljakas, sest nad pole eriti head ujujad. Nii, toit läheb sisse, tuljekutid. Oh, ma arvan, et nad tunnevad seda lõhna. Vaata seda, tule sõber, sa saad hakkama. Jah, nagu ma ütlesin, nad pole eriti head ujujad, nii et nad peavad lihtsalt ootama, kuni toit nende näo eest mööda ujub. Toidu leidmine võtab neil aega, seega jätame nad rahule ja läheme järgmiste loomade juurde. Järgmises akvaariumis on pipakonnad. Need tegelased on suurepärased maskeerujad. Sa ei näe neid kohe, kuid nad on siin nende lehtede all. Meie eesmärk on proovida panna nad poegi saama, sest kui nad poegivad, ronivad pojad nendest seljast välja ja see näeb tõesti hullumeelne välja. Oh issand, nad on kohe üksteise kõrval. Nad võivad praegu paalituda, kutid. Ma jätan nad rahule, ei taha segada. See on väga hea märk. Järgmises aedikus on hiiglaslik maismaa krabi. See tüüp on hull, me juba toitsime teda täna. Talle meeldivad banaanid ja muud puuviljad. Tal läheb hästi ja talle meeldib tema koobas. Ta tegi endale uru ja tuleb harva välja, enamasti öösel. Siit näed, ta kaevab seal veidi. Ta on nüüd tõesti lahe. Helen, nüüd on sinu kord seda surmavalt ohtlikku looma toita. Edu! Nagu te näete, selle akvaariumi peal on kirjas palun ära puutu ja seda sellepärast, et siin sees on kivikala, maailma kõige surmavam kala. Kui ta sind nõelab, tapab ta sind. Seega peame olema väga ettevaatlikud. Siin on mul tema lemmiktoit, meil on mõned kupid ja me viskame need sinna sisse ning vaatame, kas ta sööb need ära. Ma otsin teile suurima, sest me ei saa neid kõiki lihtsalt sinna panna, meil on palju teisi loomi toite. Jah, sa peaksid ilmselt kasutama neid tangisid, et ta sind ei nõelaks. See on hea mõte. Sain suure kätte, nüüd tuleb see sisse panna ja teda toita. Pane see tema näo ette, liiguta veidi. Oh, essand. Oh, jumal küll, kas ta sõi. Ja. See oli nii kiire. Oh, essand. Jesus. Ma ei suuda uskuda, et ma panin oma käe sinna sisse. Ma arvan tegelikult, et ma pilgutasin silmi. Ma pilgutasin, sest ma ei näinud seda. Ma ei suuda uskuda, et ma seda tegin. See oli nii hirmus. Meil on ees veel palju ohtlikke loomi. Järgmisena smaragd puumadu, üks maailma agressiivsemaid madusid. Andsime talle roti, mille ta kohe ründas ning lasime tal seda seedida. Seejärel liikusime linnusööja tarantli juurde. Nüüd, linnusööja tarantel võib süüa väga erinevaid asju, aga kahjuks meil pole ühtegi lindu, mis minu arvates on tema lemmiktoit. Aga ma arvan, et proovime talle mõnda neist anda. Need on sardmardikavassed ja need on üks tema lemmikmaiustusi, nii et vaatame, kas tal on kõht tühi. Nüüd on aeg tarantlit toita. Ta on seal nurgas, viskan talle väikese ussi ja loodan, et ta saab selle kätte. Arvan, et ta sai selle kätte. Oh, issand, ta sööb seda. Rõve. Jätame ta rahule ja liigume edasi mu lemmiklooma juurde. See on albiino näpskilpkon, üks haruldasemaid loomi, keda me videos näidanud oleme. Tüüp maksis $3000 ja armastab hiiri süüa. Mul on kott hiiri, vaatame, palju ta sööb. Hakkan teda toitma. Ka tangidega on see ohtlik, sest ta võib veest välja hüpata ja pea saagi poole paisata. Mõnikord on ta hiirtest mööda pannud ja peaaegu mu sõrme hammustanud, seega peame ettevaatlikud olema. Oh, ta on näljane ja näeb seda, vaata. Siin ta tuleb. Oh, issand, ta sai selle kätte. Mis ta küll teed? Oh, nüüd ta läks. Ta neelas selle asja tervenisti alla. Teate, kutid? Ja nagu ma ütlesin, ta sööb palju, nii et me anname talle veel ühe. Olgu, siin on veel üks. Oh, issand. Oh, Jesus. See on hullumeelne. Kui see oleks sinu sõrm, oleks see pooleks murtud. Pange albiino näpskilpkonnale nimi. Tal veel nime pole, aga ta on väga lahe ja vajab nime. Siin on sulle veel üks sõber. Kasva suureks ja tugevaks. Oh, jumal, see on hullumeelne. Kui palju ta sööb? Vaata, see pole talle midagi. Tundub, et ta tahab veel. Anname talle veel ühe. Ta sööks 100 kui saaks, aga me ei saa tal paksuks minna lasta. Vaata seda, see on hullumeelne. Mis see oli? 4 hiirt korraga, nagu polekski midagi. Oled ikka paras paksuke, sõber. Naudi einet. Järgmisena tuleb minu lemmik. Need 3 järgmist terraariumit on kõik just sisalike jaoks, mitte suvalistele sisalikele.
sissalike jaoks, kes näevad välja nagu päris dinosaurused. Ja alustame selle tüdrukuga siin. See on Aasia veevaraan ja nad on suuruselt teised sisalikud maailmas. Ta on nii armas, et armusin temasse kohe pärast videot. Ta on väga rahulik ja taltsas. Ta võib lihtsalt mu pea peal istuda ja koos aega veeta, mis on lahe. Aga lõpuks kasvab ta 10 jala pikkuseks, nii et plaanin talle ägeda väliaediku teha. Kui soovite seda näha, kommenteerige allpool. Võiksime talle isegi tiigi ja eedikusse teha, sest talle meeldib ujuda. Ta sööb nagu näkskilpkonnadki väikseid hiiri. Toitsin teda eile, nii et ei tea, kas ta on näljane, aga proovime siiski sööta. Ta ronib mu otsas ringi, nagu oleksin puu. Proovin teda toita, isegi kui ta on mu õlal. Et sisalikud on mürgised, loodan, et ta ei hammusta mind. Vaadake, ta ronib mul mööda pead üles. Sinna ta läheb. Vaadake, see on hull. Viime ta tagasi terraariumisse seedima. Nüüd liigume järgmise juurde. See on lahe, sest see toimub praegu. Meie Pantry kameelion vahetab nahka ja näeb praegu huvitav välja. Tal on eraldi kotitäis ritsikaid. Sest nad tulistavad oma keele välja 3 korda oma keha pikkuse jagu ja see on tõesti lahe. Nii et vaatame, kas tal on kõht tühi. Noh, ma ei tea, kas tal on kõht tühi, aga tal on kindlasti janu. Vaata, kuidas ta joob. Väga hea. On aeg süüa. Sõber, siin on mõned ritsikad. Vaadake, ta läheb nende juurde. Kui ilus ta on. Nad on pärast kestumist eriti kaunid. Oh, issand, kas ta sai selle kätte? Ma arvan, et ta pani tegelikult mööda. Oh, siin. Oh, see oli hullumeelne. See on nii lahe. Mulle meeldib, et mul on lemmikloomaks kameelion. Oh, kas ta sai veel ühe kätte? Jaa. See tüüp on ka tõeline siga. Ta sööb sõna otses mõttes nii palju ritsikaid, kui sa talle paned. Oh, tundub, et ta läheb veel ühe järele. Ja läkski. See on hullumeelne. Kõik need loomad on tõelised sead ja söövad lõputult. Olgu, jätame su siia ja liigume järgmise juurde. Järgmine sisalik on see tüüp ja teda kutsutakse Kaimani sisalikuks. Nad on sarnased alligaatoritega, sest reedavad suurema osa ajast vees ja kasvavad umbes 5 jala pikkuseks. Vaadake, kui lahe ta on. Sõna otseses mõttes dinosaurus oma hullude seljasoomustega. Ta näeb välja nagu draakon. Need tüübil armastavad tigusid, aga mul sai ta teile otsa, nii et täna me teda ei toida. Tal läheb hästi. Sarnaselt Aasia veemonitorile mõtlen talle midagi ehitada. Väga suure väliaidiku. See saab lahe olema. Siin on peaaegu nagu loomaaed. Aga nüüd tagasi aedikusse. Järgmine loom on siin väikeses akvaariumis. See on elevandilondiga madu. Ma tegelikult näen teda praegu siin. Tavaliselt on teda raske leida, sest talle meeldib nende kivide vahel istuda. Oh, vaadake! Ta vist sööb praegu. Ta just sõi krevette. Nagu kivikalaga hoiame seal alati väikseid kuppe ja krevette, et ta saaks süüa, kui tahab. Vaadake, kui lahe see väike madu on. Ta võib kasvada kuni 3 meetri pikkuseks, aga praegu on lihtsalt armas väike nuudel. Olgu, ma ei sega sind rohkem. Ma tean, et sa sõid akvaariumis oma krevette. Mine nüüd. Issand, see on nüüd nii lahe. Järgmisena videos ostsime putukate üllatuskasti ja saime palju pööraseid putukaid. Siin on hiiglaslik 1000-jalgne. Vaata, kui hullumeelne ja tohutu ta on. Me saime selle endale. Siin on ka väike piitskorpion. See kaktus teeb haiget, aga ta on selle taga. Viskasime sinna ritsikaid ja ta sööb need öösel ära. Siin on paletaritsikad, skorpionid, vingaruun ja hiiglaslik mardikas. Vingaruunid lasevad sabast hapet välja. Selle laua juures on laedad tüübid, mõned noolekonnad ja Helen. Ma lasen sul neid toita, sest nad on ohtlikud ja võivad tappa. Nii. Jah, ideaalne töö minu jaoks. Tee ära, jah? Meil on puuviljakärbsed, mis sobivad neile ideaalselt. Pakendil on mürknoolekonn. Meie konnad on veel beebid. See on neile ideaalne toit, et nad selle peale ei lämbuks. Anname neile nüüd süüa. Ole ettevaatlik. Ära lase neil põgeneda. Issa, neid on nii palju sees. See on hullumeelne. Vaata kaant, need kõik on puuviljakärbsed. Ja lihtsalt raputa mõned välja. Natuke tugevamalt. Jah, just nii, jätka. Oh, nad on tõesti sinna kinni jäänud. Okei, nüüd saime. See on paras kogus. Vaatame, kas nad söövad. Vaata, seal on 3 tükki nurgas. Vaatame, kas nad söövad. Arvan, et üks läheb praegu puuviljakärbse juurde. Nad söövad praegu puuviljakärbseid isuga. Nad lähevad täiesti pööraseks. Neile meeldib nende terraarium. See näeb välja nagu vihmamets ja neil läheb väga hästi, nii et see on äge. Paneme ta kinni ja lähme järgmise looma juurde. Järgmisena on meil Mata-Mata kilpkonn, mis sarnaneb Pipa-Pipa konnadele.
ta on tõesti hea maskeeruja ja sa näed teda seal, ta näeb välja täpselt nagu leht. Nii et me teeme sama asja, mis kivikalaga. Võtame väikese lepamaimu, kõigutame seda tema ees ja loodame, et ta sööb. Kas oled näljane? Vaata, ta tahab seda. Oh issand, see on hullumeelne. See on täpselt nagu kivikala. Mõlemad on varitsuskütid ja teevad sama asja. Nad lihtsalt istuvad seal, maskeeruvad ja kui midagi nende näo eest mööda läheb, siis nad haaravad selle. Nad avavad oma suu ja tekitavad vaakumi täpselt nagu tolmuimeja. Ta paistab tõesti näljane, proovime veel ühte. Jah, ta tahab kindlasti, anna minna. See on nii hullumeelne. Kujutage ette teda, aga palju suuremalt. Mul on kodus paar täiskasvanud isendid. Teeme laheda video, kus ehitame neile hiigel suure tiigi ja viime nad sinna, nii et tüsige lainel. Jätame ta nüüd rahule ja liigume järgmise juurde. Järgmine loom on seni üks ägedamaid. Meil on nüüd väikeses akvaariumis 8 jalg. Kuigi akvaarium on väike, on teda raske leida. Nad oskavad hästi peituda. Ta võib olla selle kivi all. Ei, kas ta on seal all? Oo, seal ta ongi. Vaata, issand, ta on nii armas. Okei, me ei hakka teda toitma, sest ma juba andsin talle süüa. Tal läheb väga hästi, ma lihtsalt tahtsin teile teda näidata. Sellel akvaariumil on gaas olemas, ärge muretsege, ma võtsin selle ainult selleks ajaks maha, et teile näidata. Aga jah, meie väikesel 8 jalal läheb suurepäraselt ja nüüd on meil jäänud veel üks akvaarium. Kutid, siin on ilmselt kõige pöörasemad loomad. Sarvhai, pärishai ja hiiglaslik skorpionkala. Heidame haile krevetitüki ja vaatame, kas ta sööb. Ta vist tunneb lõhna. Sõbrad, tulge, see on teie nina ees. Jätka, just sinna. Sinna me lähemegi, täpselt sinna. Oo, ta sai selle kätte. See on nii lahe, kutid. Meie sarvhai sai just krevette ja nosib seda korralikult. Proovime talle veel anda. Skorpionkala hetkel ei söö, sest toitsin teda hiljuti. Siin on sarvhai, kes on kindlasti näljane. Sõber, sa said seda kätte. Tubli. Ta sõi veel ühe kreveti. Nojah, ta on ka väike põrsas. Kutid. Kutid, ma arvan, et võib julgelt öelda, et meil on nüüd YouTube'i kõige hullumeelsem loomakogu, aga meil on veel nii palju surmavaid loomi, keda peame ostma, nii et vajutage all telli nuppu, kui tahate rohkem näha. Külastage kindlasti bassfishingproductions.shop lehel uut kaupa. Meil on uus kameelioni disain ja piiratud väljaandega Halloweeni särk, kus kameelion sõidab nõialuuaga. Väga lahe. Minge ostke bassfishingproductions.shop lehelt, kuni veel saab. Kohtume järgmises videos. Ciao!